Kas Ameerika Ühendriigid tungivad Iraani? Sõjaväelises kõnepruugis nimetatakse seda niinimetatud maavägede kohalolekuks, ehk sõjalised operatsioonid, mis hõlmavad vägede otsest kohalolekut territooriumil. On märke, et Ameerika Ühendriigid valmistavad ette piiratud maismaaoperatsioone mõnel saarel Hormuzi väinas või Pärsia lahes. Põhjus? Püüda Iraani kägistada, rünnates tema energiaressursside eksporti. Selgitame, mis toimub. 2 korda on Donald Trump edasi lükanud rünnakut Iraani energiasüsteemi vastu, pikendades 10 päeva võrra Iraanile antud tähtaega Hormuzi väina taasavamiseks, 5.–6. aprillini. Ametlikult ütleb Donald Trump, et ootab käimasolevaid läbirääkimisi, kuigi Iraan eitab, et need toimuvad. Donald Trumpi tegelik kavatsus võib olla aja võitmine, et paigutada piirkonda täiendavaid jõude. CNN ja Associated Press räägivad 2 pataljonist, mille Ameerika Ühendriigid võivad koha peale paigutada. See tähendab umbes 1000–2000 sõdurit 82 kiirreageerimisdiviisist. See on üksus, mille eesmärk on olla valmis paigutamiseks ükskõik kuhu maailma vähem kui 24 tunni jooksul. Selle operatsiooni toetuseks võidakse saata USS Tripoli. See laev asub praegu Diego Garcia baasis. Ja me teame seda satelliidipiltide põhjal. Alus suudab transportida umbes 2500 merejalaväelast. Lisaks on veel teisi toetuslaevu, mis tõstavad kogu arvu 7000 meheni, kaasa arvatud varem mainitud jõud. Aga mida nad kavatsevad teha? Võimalusi on 2. Esimene võimalus on hõivata 3 väikest saart. Hormuzi väin, see tähendab Abu Massa, Väiketamb ja Suurtamb, eesmärgiga avaldada tihedamat survet ja võtta väin ise kontrolli alla. Teine võimalus on hõivata Kargi saar, mis asub Pärsia lahes. Saar on juba viimastel päevadel saanud pommitamisi, mis olid suunatud sõjalistele rajatistele, kuid mitte energia- ja naftarajatistele. Sest saar on Iraani jaoks väga oluline naftaterminal, kust läbib umbes 90% toodangust enne eksportimist. Kargi sõjaline okupeerimine oleks Iraani suhtes survevahendiks, arvestades riigi sõltuvust oma ekspordist. Iraan on kaotanud ründevõimekust, kuid võib siiski jätkata rakettide ja droonide tulistamist, et avaldada vastastele piisavat survet. Oht seisneb selles, et Iraani energiarajatiste ründamine võib esile kutsuda samasuguse reaktsiooni, sundides Iraani keskenduma Pärsia lahe monarhiate samatüübilistele rajatistele, mis omakorda sõltuvad energiaressursside ekspordist. Kui ressursse tootvad rajatised ja soolavee magestustehased saavad pihta, kaotavad need riigid peaaegu kogu oma majandusliku elatise ning suure osa sisetarbimiseks mõeldud vee tootmisest. Ühesõnaga, Ameerika Ühendriigid tahavad neid saari okupeerida eesmärgiga sundida Iraani oma seisukohti läbirääkimistel pehmendama. Aga samm võib omakorda viia konflikti teravnemiseni. Ja mida teie arvate? Nagu tavaliselt leiate lisateavet kommentaaridest või kirjeldusest. Aitäh!